Ja ma olen raha teemadel siis päris palju siin grupis rääkinud, et kes on siin grupis siis juba pikka aega mind jälginud, et on kindlasti näinud neid videosi. Kui sa ei ole, siis sa leiad grupis märksõnade järgi, kus on laivid, sealt sa näed, et on raha teemalisi, sa võid need veel üle kuulata. Nii et päris mitu seda teemat on ja miks, sest et ma olen ise raha teemaga siis ülipalju tegelenud, mul olid sellega meeletud plokid ja päris suured valed uskumused. Tšau, kes liituvad, nii tore. Ja seetõttu see raha teema on mulle endale ka selline väga hingelähedane ja kui ma vaatan ka gruppi, siis raha teema on suur probleem paljudele. Nii, ja vaatame, kas tuleb veel keegi otse vaatama. Paljud vaatavad võib-olla siis õhtul seda järele, et kuulake siis hoolega. Ja ma usun, et paljud siit on kuulnud ka räägitavat seda, et raha on energia. Et sellest on pikalt ja laialt juba mõnda aega räägitud, et raha on energia. Ja tunneta, kuidas see mõte sellest, et raha on energia, mis tunde see sinus tekitab. Ja natukene on ka siis see selline klišee. Ja põhjus, miks ta seda on see, et see on tõsi. Raha on energia. Inimesed kardavad raha. Raha võib saada kinnisideeks. Ja võivad saada siis ka rahapuuduse ohvriteks. Kõik need kogemused ja projektsioonid on tegelikult sinu alateadlike uskumuste peegeldus. Üldiselt raha on neutraalne energia, millel pole mingit eesmärki ega tagamõtet. Raha on nagu vesi, nagu õhk. Tal ei ole mingit tagamõtet, tal ei ole mingit eesmärki. Et ma loodan, et see on arusaadav, et ta on neutraalne energia. Aga paraku inimesed loovad siis rahaga ise suhte. Ise tekib see suhe ja inimesed ei saa aru, et nad on rahaga suhtesse astunud. Et siis kaob ära sealt see neutraalne energia. Kui me teadvustame ja muudame oma suhtumist rahasse, muudame rahauskumusi, siis me suudame oma ellu tuua külluse ja rahulolu. Raha on vahend, mis aitab sul oma unistusi ellu viia, aitab soovitud reaalsust luua ja soove täita. Nii kui sa oled rahaga suhte loonud, siis tea seda, et raha on meesenergia. Meesenergias. Raha on see, mis toob kohale ja kaitsev. Raha on siis seotud meie juurtšakraga, meie esimese energiakeskusega ja ma olen näinud väga palju inimesi, kelle juurtšakra on täiesti blokeeritud. Raha osas tuleb siis mõelda seda, et mida sulle raha kohta õpetati, kui sa olid laps. Rahauskumused me oleme saanud siis 0-7 eluaastani. Ja ükskõik, kas sa olid sellest teadlik või mitte, sa käisid sisuliselt lapsena rahakoolis. Kas sulle õpetati, et kunagi ei ole piisavalt või et raha teema on selline hirmutav, et millele isegi ei taha mõelda? Kas sind õpetati raha ignoreerima või seda, et raha on paha, et see on millegi kurja juur? Või on siis pinnapealsuse ja ahnuse tõend, kui sul seda on liiga palju? Ja võib olla lausa terved generatsioonid on emotsionaalselt traumeeritud just selle rahapuuduse tõttu, mis on tekkinud majanduskriisi pärast, sõdade pärast, mingi krahhide pärast. Ja aastakümneid hiljem veel tegeletakse tolleaegsete tagasilöökidega. Ja mõni perekond näitab seda liiga suure kokkuhoidlikkuse kaudu. Teised elavad jälle eitamisfaasis ja kulutavad arutult nii palju kui vähegi võimalik. Et sa võid vaadata, kuidas sinu peres, suguosas sinul endal on. Kas on see, et peab kohutavalt säästma või on lihtsalt see, et kõik lööme kohe laiaks.
et need on siis tulnud sulle kõik sellest rahakoolist, kus sa oled käinud 0-7 eluaastani. Ja rahaga seotud õppetundide väljaselgitamine ja uurimine võib nendega tegeledes vabastada alateadlikest uskumustest ja energiast, mis avalduvad sinu ümber iga päev tühjaks tõmmatud pangakontode, liigse kokkuhoidlikkuse, kaotushirmu või riideid täiskappide näol, mida ta ise kunagi isegi selga ei pane. Või on sul mingid asjad, mida sa lihtsalt ei saa endale lubada, aga sa ostad ja ostad neid kokku. Et sul ei olegi raha selleks, et see on kõik siis selle tulem, mis sul seal rahakoolis õpetatud on. Ja esimene samm üldiselt rahaga suhete parandamisel on teha inventuur oma uskumustes. Mida sina rahast mõtled? Mida sina tunned, kui raha teema üles tuleb? Küsi endalt, mida sa rahaga seoses kardad? Mis on kõige varasem mälestus sellest tundest? Kas hirm mõjutab sinu rahaharjumusi? Ja mõnikord on väga hea saada tagasisidet nende teemade kohta kõige lähedasematelt, sest eneseanalüüsil on pimedad kohad. Kui näiteks sinu abikaasal või lapsele parimal sõbral on arvamus sinu suhtumise kohta rahasse, siis oleks tark tegelikult küsida, kui sul tundub okei küsida nendelt. Kuidas neile tundub, kuidas sina rahasse suhtud? Ja sa võid täitsa üllatuda, mis sealt tuleb, sellepärast et nende punktidega on siis väga hea tegeleda ja need korda teha. Nii et küsige nendelt, kui see on sulle sobiv ja turvaline. Merite kirjutab, isa säästab, emal natsa teised lood. Ja absoluutselt. Ja vaata, kummad sa siis endale võtnud oled. Kas sina oled isalt võtnud, et rabanud selle energia, et sina ka säästad ja peab säästma või on vastupidi. Oled võtnud, et ema natsa teised lood. Veel mõtle sellele, kas sinu raha on ringluses. On levinud siis uskumus, et raha peab säästma ja koguma. Tegelikkuses on vastupidi. Raha tahab ringlust. Aga nii nagu kõik muu, tasakaal on siis võtmetähtsusega siin. Ja igal juhul tasakaal ka siis selles ringluses. Aga pane tähele, et mitte ükski miljonär ega miljardär pole kunagi kartnud raha liigutada. Nad on aru saanud, et nad peavad riskima rahaga, et saada küllus voolavaks, kui see on alateadlikul tasemel. Nii. Enamik inimesi kahjuks on siis kinni raha hoidmise, säästmise, planeerimise ja distsipliini lõksus. Nii et mõtle, kas sina oled ka kinni raha hoidmise, säästmise, planeerimise ja distsipliini lõksus. Mul on head uudised, seda kõike saab muuta. Ja mõtle sellele, kas sa elad raha pärast, kas sa elad sellepärast, et raha saada. Väga paljud elavad. Või on see nii, et raha toetab sinu elu? Okei, oleks niimoodi see, et raha toetab sinu elu. See küsimus tundub lihtne, aga see on väga võimas ja õige küsimus. Kui sa ajad raha taga, pingutad, püüad ja nii edasi, siis see ei ole okei. See ei too sulle küllust. Või raha on sinu abiline, kes aitab sul soovitud asju, olukordi ja eesmärke täita. See on hoopis teine energia. Ja meie räägime siin energiatest. Ükskõik kui vaene või rikas sa ka ei oleks. Raha ei saa ega tohi olla sinu elu keskpunkt. Et seda pane tähele. Esimene prioriteet sinul peab olema armastus enda vastu. Enda armastus, enesearmastus. Teise prioriteedina võiks luua elu, millest sa unistad, sõltumata majanduslikust olukorrast. Nii jabur kui see pole. Oma soovide saavutamiseks vajalike ressursside hindamine ja arendamine toetavad 2 esimest prioriteeti. Muide, te ei saa kunagi siis
soovitud elu saavutada ainult rahaga. Sellised ressursid on meil veel nagu suhted ja teadmised ja tervis ja aeg. Need kõik on ühenduses rahaga. Ja ka seal peab looma siis tasakaalu, et luua külluse laviin, mida me kõik ihaldame. Et sellele siis kindlasti mõelda, sest paljudel on raha siis ühenduses just nimelt tervisega, suhetega, muude asjadega. Et kes siin on osalenud mingites paneelides, näiteks suhtepaneelis või tervisepaneelis, on märganud ka ootamatult seda, et rahaasjad on korda läinud või vastupidi, on teinud rahaprogramme ja on tervis või suhted korda läinud ja kõik muud valdkonnad siis ka. Või küsige kellelgi, kellel on kogu aeg totaalne ajapuudus ja kiire või nende tervis on halvenemas. Kuidas neil on seis ja suhe rahaga? Võite üsna kindlad olla, et seal on vastus see, et rahaga on kehvad lood. Nii et soovitan väga tegeleda oma rahauskumustega ja need korda teha. Nii Ulvi kirjutab, lapsepõlve kodus pidi pidevalt kokku hoidma, raha ei olnud kunagi piisavalt ja kasvasin pidevalt selle teadmisega, et kogu aeg peab kokku hoidma ega saa endale väga midagi lubada. Ja vaata Ulvi, kuidas see on mõjutanud su elu praeguse hetkeni. See ongi nii, et sul on kogu aeg edasi see tunne, et sa pead kokku hoidma. Ja see on kohe blokeering, et suur külluse voog saaks sinu ellu tulla. Aga seda on võimalik muuta. Rite kirjutab, isa puhul näen praegu kui kõvasti, kui valed rahauskumused on. Jaa. Eivi kirjutab, väga äge, minul kõik ringluses. Suurepärane, palju õnne. Kui on ringluses, siis on super luks. Sellepärast siis tuleb juurde. Raha tahab saada, seda liigutamist saada. Ja pane tähele, see, millele keskendud, see kasvab. See on tõesti väga võimas tõde. Nii et kui tegemist on rahaga, siis keskendu sellele, mida sa armastad ja mida sa ihaldad. Keskendu endale. Mitte kunagi sellele, mida sul pole piisavalt või mida teistel on. Ehk siis see kadeduse energia seal taga ja võrdlemise energia. Kui sa keskendud sellele, mida sa armastad, mida sa ihaldad ja endale, siis raha tuleb sind toetama. Raha tuleb kohe sinna taha sind toetama, millele sa oma tähelepanu fokusseerid. Nii et pane seda tähele. Nii et mõtle, kas sa elad vaesuse teadvuses. Osad nimetavad seda ka siis puuduse teadvuseks, aga mulle see sõna, nagu see vaesuse teadvus paljudele jõuab paremini kohale. Et kõik peabki nii olema ja nii ongi ja raha raske saada, seal on väga suur hunnik uskumusi taga. Ja mõtle, kas sa soovid vaesuse teadvusest välja astuda. Kas sa soovid, et sul oleks rohkem raha, võlavaba elu, et sa mõistaksid paremini raha olemust või kust on tulnud sinu rahauskumused ja kuidas sa ise lood seda reaalsust, mis sul raha teemas valitseb. Kes on vähe endaga tegelenud, võib-olla on algul raske mõista seda, et sina lood seda, mis sul rahaga toimub. Et sinu energia loob seda, aga et seda siis on võimalik muuta. Minul on sinule pakkuda lausa 2 rahaprogrammi, mis on juba valmis. Üks on siis uskumuste muutmise programm, siis raha võrdub raketiteadus ja teine on siis pool 2. Rikkusel pole piire, kus tegeleme rahalaega. Aga kuna ma tahan siit veel edasi minna ja sügavamale minna ja ma näen, et osadel inimestel on seda vaja, hädasti vaja, et see korda teha, siis olen ma teinud ka paneeli raha. Et paneelid on siis programmist Ma armastan ja väärtustan ennast, kus me tegeleme läbi sinu kõigega. See tuleb vist nüüd juba 6. paneel. Ja selles paneelis natuke teise nurga alt ma lähenen siis rahauskumustele. Võib-olla isegi sellise nurga alt, millega sa kunagi ei ole mõelnud või ei ole mitte kunagi tegelenud või isegi kuulnud, et keegi on midagi sellist teinud. Et need on mul siis kanaldatud otse, et mida mul on vaja inimeste aitamiseks parimal moel pakkuda sulle ja teha korda, aidata sul korda teha. Nii ja vaata, mis te siin veel kirjutate. Kristin kirjutab, minu vanematel oli üsna palju raha, aga kumbki ei laristanud. Mina ka kaldun laristama ja siis tuleb vaadata, miks sa kaldud laristama.
et seal on siis ja mis on sinu jaoks üldse laristamine? Jah, et kas see on paha? Nagu ma ütlen, raha peab olema ringluses, sul peab olema hea tunne, et nii kui sa välja annad, sa saad veel rohkem juurde. Kui sul seda tunnet taha ei tule, et see on midagi keelatud, kui sa endale midagi lubad, siis on see juba sinu blokeeriv raha uskumus. Eevi, ja kui ta on sul ringluses, aga pole külluses, siis on seal plokid taga, absoluutselt. Et ju just mis tundega sa seda raha välja annad. Et seal, kui sul ei ole seda tunnet seal taga, et vot, kui ma neid asju nüüd endale kõike luban, kui seda raha välja annan, just seda teadmist ja aru saama, et see tuleb mulle näiteks 10-kordselt, 100-kordselt, 1000-kordselt tagasi. Kui sul on see tunne seal, see on nüüd läinud, siis ta läinud ongi. Et väga oluline on vaadata. Aga raha uskumus on tõesti palju ja sellest paneelis raha võtan ma siis käsile just sellised, mis sul seal sügaval alateadvuses peidus on. Võib-olla sa isegi ei tea, et need seal on. Nii et kõik see, mis 0-7 eluaastani siis toimus su raha teemas, mida sa kuulsid, mida sa tajusid, kus keskkonnas sa olid, mis rahast räägiti, mis öeldi. Ja sellest sõltub sinu rahaline olukord praegu täiskasvanuna. Niimoodi see on. Nii et selles paneelis siis tõesti kaevume sügavale sinu alateadvusesse. Nii et see programm on sulle, kui sa elad vaesuse teadvuses. Et sul on tunne, et sa ei saagi rohkem, polegi võimalik rohkem, sa ei küündi järgmiste leveliteni üldse. Kui sul on vähe raha, kui sa teed palju, aga teenid vähe. Kui sul jääb raha puudu või saab kohe otsa, nii kui sa korra ta kätte saad, siis ta kohe on läinud ka pauh. Või kui rahaline olukord tekitab stressi ja pingeid, kui sul on võlad, kui sa ei näe väljapääsu, kui sa ei usu, et rahalist olukorda on võimalik muuta, siis ma soovitan astuda see samm ja tulla programmi ja alustada seda muutuse teed, sest seda on tõesti võimalik teha. Raha leiab sinu juurde tee, kui sinu energia on õigesti joondatud.